Hei armas vaataja ja kuulaja. Sel nädalal valin kanaldatud valguse sõnumite kaartitest sulle 3 kaarti. Ja vaatame, mida siis universum sulle tahab sel nädalal südamele panna. Kaardid on nimelised, ilusad. Saad neid kaarte tellida Reiki Mertsaar Tartu koduleheküljelt e-poest. Ja nüüd on ka valgusteadlikkuse inspiratsioonikaardite uus partii olemas ja täiesti e-poest siis saadaval. Nii, valime siis 3 kaarti. Nii. Ilusad pildid ja sellised imelised sõnumid. Nii, 3 kaarti. Mõtlen sulle neid kaarte. 1 ja 2 ja 3. Nii, ja sõnumid on siis sellised. Näitame siis sõnumid ka. Kõikidele nendele, see ei ole vist sulle näha, on, ja ei näha, kanaldused kõikidele nendele pildikestele. Ja vaatame, mis siin siis on öeldud. Nii, esimene kaart ütleb sulle, et sul on hea praegu rohkem viibida looduses. Elades loodusega harmoonias on sul alati õhu, vee, tule ja maa toetus ning oled oma keskmes igas eluhetkes, oled üks looduga. Me teame, et on olemas 4 elementi, tuli, vesi, õhk ja maa. Ja 5. element oled inimene, sina. Ja kui kõik need 5 elementi on harmoonias, siis nii loodu kui loodus on kõik kulgemises, heaolus ja õitsengus, mis igal tasandil siis, olgu siis maa, tule, õhu või vee tasandid, sest kui on väga palju viha, siis võivad tulekahjud tulla, energiat kogunenud viha, siis võib tulekahjud tulla. Kui on palju emotsioonienergiat, võib üleujutused veega seotud. Kui sellist informatiivset negatiivsust või vastupidi, et info ei voola, siis võivad õhutormid tulla. Ja mis siis veel oli? Päike, tuli, vesi, õhk ja maa. Ja maa. Maa toidab inimest. Maa toidab sind. Kui maa element on tasakaalust väljas, siis ei kasva toiduained, põllumajandus, puud hästi ja sa ei saa endale piisavalt igasugused vilju, millega siis ennast igapäevaliselt rõõmustada. Ja seega ka inimese elulisus jääb natukene virelusse. Nii et kõik need elemendid peaksid olema siis tasakaalus harmoonias. Ja teine kaart on selline, et vajad rohkem puhkust, pööra tähelepanu oma skeletisüsteemile ja lihaste olukorrale, tee venitusi, joogat ja jaluta looduses või mine siis sauna. Kui vaadata nüüd neid 3 kaarte, millest 3. on siis selline, et natuke pärast loen 3. kaarti. Kui neid 2 kaarte vaadata, siis üldiselt siis sõnum on selline, et pööra siis sel nädalal rohkem tähelepanu oma kehale, füüsisele. Luba endale, mida sa tunned, kas puhkust või looduses jalutamist või venituste tegemist, joogas käimist, pilateses, saunas või lihtsalt enda kodus siis võimlemist, venitamist ja veeprotseduure. Olles siis terve ja energiatest täitunud, sa vibreerid sellisel sageduse tasandil,
sellistes energiates, milles sa oled kätte saanud, mis isegi madalale, negatiivsele ja ka allatõmbavale. Ja sel juhul oled sa ka terve, harmoonias, teadlikkuses, heas tujus ja sinul elus õnnestuvad kõik asjad. Nii et see viibi rohkem looduses, jaluta, matka, uju, käi saunas, kallista puusid. Ja muideks puude kallistamise puhul on see, et naistele sobib kask, meestele mänd. Haab laeb negatiivset alla, kui sa kallistad haaba, umbes 5 minutit. Ja siis võid minna tamme juurde, kes laeb sulle uue puhta energia asemele. Ja siis 3. kaart tuli meelde. Nii, lase minna kõigel mittevajalikul ja negatiivsel kõikidest nii oma keha energia, nii energeetilistest struktuuridest kui siis ka kehavälistest maailmadest. Liigun kergelt uude energiasageduse tasandisse, olen tänulik. Et suuta siis uutesse energiatesse siis ühenduda, ongi universumil soovitus sul nende kaardite läbi sõnumina siis tähelepanu pöörata enda füüsisele, aga siis ka endas olevatele energiatasanditele, et olla siis harmoonias, tasakaalus, heaolus, et kõik sinus olevad tasandid, elemendid, tuli, vesi, õhk ja maa, aga ka keha, hing ja vaim oleksid siis omavahel siis ilusas seoses, aidates sul olla siis teadlikkuses, terve olemises ja kulgemises uude vibratsioonilisse maailma või ehk siis uutesse energiatasanditesse, kuhu me siis praegu vägagi intensiivselt liigume 11.11 kuni siis 21.12 ajaperioodil. Ja eks see ikkagi niimoodi ole, et on erinevad reaalsused siin maailmas, kes on maise tasandi reaalsuses, kes on rohkem vaimsuse poole liikunud, siis kõik need erinevatel tasanditel olevad inimesed näevad maailma erinevalt ja tähtsustavad erinevaid asju oma elus. Ja selleks on ka neil vägagi õigus, sest iga tasandil olev inimene näebki oma maailma oma mätta otsast või omalt tasandilt. Ja selleks on tal ka õigus. Aga vaatamata sellele, siis mine jalutama. Käi saunas, mine spaasse, tee joogat. Või leiad sa ise endale mõne mõnusa puu, mida kallistada ja täida ennast energiatega. Laadi maha kõik negatiivne, et sa saaksid kaasa minna kõige uuega, mis meil maailmas on universumi poolt siis võimaldatud. Nii et soovin sulle ilusat nädalat ja kulgemist rõõmus, õnnes, armastuses, heaolus, külluses ja kindlasti terve olemises. Ma armastan sind, ma õnnistan sind ja ma tänan sind, et sa oled olemas. Liitu kanaliga, pane like ja telli kanalit. Olen sinu jaoks olemas.